Elupaikade hääled. Räägime looduse taastamisest ja hoidmisest. Lind on õhus, kala vees, inimene looduses. Tere kuulama taskuhäälingut Elupaikade hääled. Tegemist on Riigimetsa Majandamise Keskuse podcastiga, mis läheb eetrisse 4 episoodiga, et tähistada looduskaitsekuud. Saates tutvustamegi, nagu pealkiri ütleb, elupaiku ja teeme kuuldavaks nende hääled, kes seal elavad. Me teeme tutvust veekogude, niitude ja märgaladega ja nende liikide ja nende vajadustega, kuid seda juba järgmises 3 saates. Praegu võtame teemaks aga looduskaitse üleüldiselt. Mida selle all üldse mõeldakse ja milline see on olnud läbi ajaloo nii meil kui ka mujal. Minu nimi on Kristi Kool ja rõõm tutvustada esimese saate külalisi. Kliimaministeeriumi elurikkuse kaitseosakonna looduskaitse nõunik Hanno Singel. Tere! RMK looduskasutuse valdkonna juhatuse liige Kristjan Tõnisson. Tervist! Ja bioloog ja loodusfotograaf Urmas Tartes. Tervist! Enne, kui hakkame rääkima loodusest ja looduskaitsest, mul oleks hea meel, kui te ennast natukene tutvustaksite ja just sellest nurgast, et kuidas te jõudsite oma eriala valikul üldse looduse juurde ja mis see on, mida te praegu teete, kuidas on see loodusega seotud. Hanno, alustame sinust. Jaa, vast ikkagi koolist tuleb alustada ja Tallinna 3. keskkool, mis minu õppimise ajal oli ka bioloogia kallakuga, õpetaja Linda Metsaorg, kes on, ma arvan, bioloogi teele suunanud 10 ja 10 tuntud Eesti looduse inimesi. Kindlasti see oli esimene tõuge, sealt järgnes juba Tartu Ülikooli bioloogia ja siis üsna varsti ka tänase Keskkonnaagentuuri vast loodud looduskaitseosakond ja nii ta on läinud. Kas sulle pakkusid eelkõige huvi taimed või loomad või linnud või putukad või seened? Eks ikka kõik algab tavaliselt lindudega ja nii ka minul. Kui tihti sa praegu käid linde vaatamas, seiramas, kokku lugemas? Kas linde, aga väljas ikka korra nädalas tuleb teha mingi rabaretk või käia mere ääres näiteks, et katsun ikka käia. Kui palju sa praegusest tööst laua tagant üldse ära saadki? Sest arvatakse, et kui inimene on ikkagi ministeeriumis tööl, siis kõik see muu pool kaob pealt ära, temast saab selline ministeeriumi ametnik ja siis ta rohkem ei teagi, mis õues üldse toimub. Ei, kindlasti mitte, see on ikka igaühe enda teha ja igaühe valikud. Ikka päevas on ikkagi 24 tundi tegelikult, seal jõuab kõike. Kristjan, järg sinu käes. Kuidas sina jõudsid looduse ja looduskasutuse juurde? Ma arvan, minu tee oli natuke teissugune ja mina looduse juurde jõudsin tegelikult läbi metsamajandamise. Et mina õppisin Maaülikoolis metsamajandamist. Sain sealt oma esimese kraadi või selle algtaseme kõrghariduse kätte ja siis tasapisi olles riigistruktuuris tööl, tegeledes metsade majandamise korraldamisega toonases Metsaametis, ma järjest enam adusin, et metsade majandamisel on tahke, milles ma vajan järeleaitamist. Nii. Need puudutasidki eelkõige looduskaitset. Erinevad liigid, erinevad elupaigad, milliseid majandamisrežiime nad taluvad, kannatavad, kuidas neid kaitsta. Ja kuna majandamine otseselt küll toona ei pidanud kaitsma neid elupaiku, aga puutumuses sellega siiski oli, siis ma otsustasin, et ma tahan selles osas targemaks saada. Ja siis tegin magistrikraadi keskkonnamuutuste ja nende juhtimise teemal Inglismaal. Ja need 2 asja kokku panduna, metsamajandamise taust, kust sa saad aru, et mets on looduslik ökosüsteem, millest sünnivad erinevad hüved ka inimesele. Et seal kõrval on ökosüsteemi teenused, loodushüved, mida me saame nautida ka ilma majandamiseta või lisaks sellele. Et need 2 poolt minu meelest kokku panduna annavad päris hea pildi sellest, kuidas metsadega oleks mõistlik käituda ja sealt kaudu mina jõudsin selle looduskaitse poolde. Ja kui sa praegu lähed metsa, kas sa vaatad teda kõigepealt metsamajandusliku pilguga, palju siin on, mis siin kasvab, või siis kes siin elab? Ma ütleks, et mul seda filtrit ees ei ole, et ma olen käinud 1 korra oma elus eriloaga reservaadis. Ja proovisin seal 1 kilomeetrit läbida, ma arvan, et mul läks ikkagi tublisti üle tunni aja selleks, et see maastikul läbi teha. See oli väga äge kogemus. Ja siis ma mõtlesin, et nii tore, et meil selliseid kohti on ka ja et seal ei pea iga päev käima. Et need ongi loodusele jäetud ja sinna inimestel minna ei lubata.
Ja teisipidi, kui ma olen nagu metsad on ju kõik nii erinevad, on majandusmetsad, kus on puud võib-olla isegi kergelt ühetaolised, samas on erametsad, mille on hästi-hästi eripalgelised, et minu meelest see on nii äge lihtsalt, kui suur metsa mitmekesisus tegelikult on ja kuidas iga erinev mets ja metsakooslus on omal moel siis nagu tähendusrikas ja oluline, sest nagu kõige lihtsamalt öeldes see ongi elurikkus. See on elurikkuse võti, et meil on erinevaid metsi, erinevas arengustaadiumis metsi on täiesti looduslikke, on selliseid, kus inimene protsessi suunab, et just see on see nagu erinevus on see või eripalgelisus on see, mis on nagu kõige tähtsam. Ja Urmas? No mina saan siia tuua juurde sellise hea asja nimega maal vanaema juures ehk minu lapsepõlvest on alles veel need mõnusad mälestused, kui veel enne kooliiga sai siis näiteks lehma sõnnikukookidest sitasitikaid otsida, neid pihku võtta ja vaadata, kuidas nad seal poevad ja nii edasi. Ehk loodushuvi hakkas pihta juba enne kooli, ehk siis nii oma elukeskkonnast, kasvukeskkonnast alates ja selle tulemusena viis elu loogiliselt ülikooli bioloogiat õppima. Putukate huvi oli mul juba enne olemas, kuid pärast ülikooli juba siis ka omajagu pikalt akadeemilises sfääris tegutsedes ju puutusin paratamatult kokku väga paljude nii bioloogia korüfeedega kui ka looduskaitse korüfeedega ja mille üheks selliseks oluliseks sündmuseks oli kindlasti näiteks Teaduste Akadeemia looduskaitsekomisjoni siis esimehe koht, mis mind viis looduskaitse teemadega juba palju põhjalikumalt kokku, kui võib-olla varasemas elus oleks osanud arvata. Nüüd ma olen 10 aastat juba olnud sellises vabakutselises staatuses, kus mul on, kuidas öelda, ei ole otseselt sellist tähtajalist pressi mingite asjade tegemiseks, juhul kui see võimalik on, kuid teisalt võimaldabki nagu nii väljas käia ja mõtiskleda ja suhelda ja vaadata siis, mismoodi asjad toimuvad, katsuda aru saada nende põhjustest, seostest ja mõistagi ka jõuda võib-olla lahendusteni, mis aitaksid mingisuguseid asju jällegi paremini teha. Ja kui sa juba lähed, siis sa võtad sageli fotoaparaadi kaasa, eks ju? Jaa, selles mõttes, et pildistamine sai minu elus iseenesest alguse juba ka lapsepõlve kogemusest, kuid hiljem tekkis see väga selge motivatsioon niipidi, et loomulikult ma tahtsin ka teha ju endale putuka kogu, aga mul ei olnud nagu motivatsiooni nõelastada, mitte et see mingisugune paha tegevus oleks, aga lihtsalt ilu pärast ei ole mõtet neid koguda. Teadusliku väärtusena on tal oma roll ja nii ma hakkasingi siis pilte tegema ja sellest on hiljem kasvanud siis juba ka laiem pildistamistegevus, kui putukad mõistetavalt on minu lemmikud. Meie podcasti esmaeeter on maikuu keskpaigas ja sellega me märgime looduskaitsekuu algust. Looduskaitsekuu ei alanud, nagu paljud tähendusega kuud, 1. kuupäevaga, ei alanud 1. maiga, vaid see algab emadepäevaga. Hanno, mis üldse on looduskaitsekuu ja miks seda tähistatakse? Jaa, looduskaitsekuu läheb tegelikult ajas päris palju tagasi. Ta läheb tagasi aastastesse 1930 lõpp, kui hakati emadepäeva raames ka korrastama loodust, käima parke koristamas ja võib öelda, et see oligi looduskaitsepäeva sünd, mis pandigi samale päevale kui emadepäev teadlikult. Et siis koos emaga minna metsa riisuma? Vast emak ja loodus muu hulgas mängis siin, jah, kindlasti ka. Aga ja siis tuli paus ja see paus pärast teist sõda tükk aega kestis ja tegelikult hakati aastal 1957 taas sellest rääkima ja uuesti looduskaitsepäeva toimetama ja 57-58 oli ta sügisel, vast need samad pargid ja sügis, aga aastal 59 oli juba taas toodud tagasi looduskaitsepäev emadepäevale, mis sel ajal ei olnud üldsegi populaarne päev, nii et tegelikult looduskaitsepäeva raames tähistati ka emadepäeva, mis tegelikult oli kodanlik püha ja tegelikult tähistada niimoodi ei saanud. Ja siit ta kasvas, mingil hetkel kasvas see sama looduskaitsepäev looduskaitse nädalaks ja vast 1980 saame me juba rääkida looduskaitsekuust. Ja võime öelda, et eks selle
kuu ja päeva üks mõte on ikkagi inimesi loodusesse viia, et neil oleks arusaam loodusest, kus nad elavad, et nad õpiksid ja oleksid loodusega üks. Nii et see on see sama looduskaitsekuu mõte ja tegelikult isegi kui me läheme sinna aastasse 1958-7, siis niisugust kommet või traditsiooni nii vana tegelikult ei ole kusagil silma hakanud, et see on üsna unikaalne Eestimaa jaoks tegelikult. Oleme uurinud, oleme otsinud, aga analoogi, mis nii vara on alanud, tegelikult ei ole, nii et see on selline meie eripära. Ja looduskaitsekuu puhul toimub ju hästi palju erinevaid loodusega seotud üritusi, kampaaniaid, väiksemaid, suuremaid ja kõik, no mitte kõik, aga väga paljud Eesti organisatsioonid, ettevõtted, kel loodusega puutumust löövad ju kaasa. Jaa, võime öelda, et kindlasti üle 100 erineva ettevõtmise, matkad, näitused, seminarid, konverentsid, ka mängud, võistlused siin toimuvad ja tõepoolest meie turismikorraldajad oma matkadega, meie loodusmuuseumid, botaanikaaed, loomaaed, botaanikaaiad, kõik nad panustavad, täpselt samuti ka erinevad keskkonna riigiasutused, Riigimetsa Majandamise Keskus kahtlemata, aga kõik teised. Nii et kindlasti 100 on selline number, aga see on kindlasti ka sel aastal ületatud. Kusagil 150, 170 erinevat ettevõtmist sellesse looduskaitsekuusse jääb ja lõpeb see looduskaitsekuu meil juunis keskkonnapäev ja sellel järgneb veel loodusvaatluste maraton, mis on osa loodusfestivalist, mida korraldatakse Tartus. Nii et palju toredaid sündmusi on siin sees, ka muuseumiöö muidugi. Nii et jah. Nii et kel õnnestub meie podcasti seda saadet kuulata vahemikus mai keskpaik kuni juuni keskpaik, siis tasub Keskkonnaameti kodulehel on kõige kompaktsemalt üleval kogu looduskaitsekuu kava, eks ole ju? Sealt leiab iga päeva jaoks sündmusi ja kui pisut kannatlikkus, siis igaüks leiab endale ka sobiva ettevõtmise ja looduskaitsekuu teema ongi sel aastal Avasta Eestimaad. No nii, ja õnneks kui looduskaitsekuu saab läbi, siis Eestimaa jääb alles, loodus jääb alles ja suvi on ees, nii et kui üritustel ametlikele jõudnud, siis metsa ja loodusesse jõuab pärast seda ikka ja alati. Räägime natukene nüüd looduskaitsest endast, mis ajast me saame üldse rääkida, et on olemas Eestis või miks mitte ka mujal mõiste looduskaitse, kuidas see üldse välja kujunes, et tekkis vajadus looduskaitse järele? Urmas, oskad sina alustada äkki? Eks sellised ajaloo märke või märkmeid on ju mitmeid. Kirja pandud ajalugu on väga palju lühem kui suuline ajalugu, kui meie pärimus liikus suust suhu. Ja kindlasti ju teatud käitumisviisid, kus osati märgata oma tegevuse mõju oma elu paigale, jätsid jäljega teatud tavadele, teatud kommetele, mida siis tehti. No kui sellised kirja pandud asju siis panna siis Võhandu jõel toimunud selline paisuehitamise nii-öelda konflikt kohalike inimeste ja paruni vahel, kes kartsid kalasaakide pärast, on üks selliseid, ütleme siis inimeste seast, inimese käitumistest meieni jõudnud selliseid faktilisi märkuseid ja väga palju ju näiteks on olnud ka looduskaitse ajaloos sellist just nimelt siis koosluste, nagu täna nimetame metsa kõrvalkasutuse ehk siis nende ökohüvede poolt, kui teame Naissaare metsaraie keelustamist kui mets kui meremärk ehk ütleme klassika ja näide sellisest teistlaadsest metsakasutusest. Et need on nagu sellised üksikud näited, kus me oskame välja tuua teatud ajaloolist arengut. Kui me tuleme kaasaegsemasse poole, siis siin me näeme kindlasti sellist paralleelset arengut praktilise looduskaitse tegevuse ja teisalt loomulikult ka siis eluteaduse enda arengu poolest. Ehk ju, kui me vaatame veel, ütleme 150 aastat tagasi selliseid siis riiklikke looduskaitse suunitlusi, mitte ainult meil, vaid ka mujal maailmas, siis siin on sageli olnud selliseks oluliseks kategooriaks puhas esteetika. Umbes, et midagi ilusat vajab kaitsmist ja pühakohtade puhul on kahtlemata ka esteetiline pool sageli täiesti arvestatav ja oluline.
Kuid teisalt juba, kui me vaatame kas või Eerik Kumari enda märkusi ja märkmeid Matsalu lahe ümbruse kohta, siis järjest rohkem hakkavad tulema sellised siis ökoloogiliste seoste nägemised ja vaatamised. Ehk siis ökoloogia kui teadus koosnebki alati siis eluslooduse poolest ja tema teisalt abiootilisest keskkonnast ja nende omavahelistest suhetest jällegi. Ehk nad on nii-öelda alati omavahel seotud, sõltuvuses ja mõjutavad ja mõjuvad. Ja kui me võib-olla sellise siis ka sellise seadusliku olulise märksõna oskame siia juurde tuua, siis Euroopa Liidu loodusdirektiiv on võib-olla väga selge murdepunkt, kus nagu sellisele, kuidas öelda, ka liigikaitsele ja sellisele üksikobjektide kaitsele lisandus väga oluline just nimelt elupaikade ehk siis ökosüsteemide kaitse pool ja rõhutamine. Ja mis seal salata, eks ju väga palju ka selliseid muutuseid toimuvad nii pika ajaga ja nende omaks võtmine võtab ka aega ühiskonnas ka alati, sest kusagilt on kellelgi meeles mingisugune olemus, kuidas siis looduskaitse on toiminud ja siis, kui me näeme, et seal tuleks mõnda tegevust muuta, teistmoodi teha, kui varem arvati, siis eks alati tekitab selliseid ka erinevaid arusaamisi ja ka mittemõistmisi. Ja nagu Urmas ütles, eks see ilu ja esteetika on olnud üks selliseid ajaloolisi argumente ikka. Üks varasemaid aastaarve vast on 1836, päris ammu, kui Saksamaal tänase Bonni lähedal Drachenfelsi mäestik võeti kaitse alla kohaliku linna poolt. Tegemist oli väga maalilise maastikuga, kaljud, siin on ka nibelungide ajalugu, Siegfried võitles seal lohega edukalt ja tõepoolest kaevandamine jäi ära, et seda loetakse üheks Euroopa selliseks esimeseks looduskaitsealaks tegelikult, aga siin ka tegelikult tööstuse eluareng tuli kaasa. Üks põnevamaid keskkonnakaitseorganisatsioone on aastast 1898 Londonis kivisöe vastane ühing. Ütleme nii, et kivisööt põletati nii palju, selle lõid kunstnikud, portretistid, nad ei saanud maalida. Nii palju oli sudu, nii palju oli nähtavus halb, nii saanud maale teha. Nii et selline reaktsioon varasele keskkonna kahjustamisele. Ja vasta, kui me läheme sellistest momentidest edasi, siis jällegi linnujaht. Jaht lindudega oli ikkagi esimene, näiteks Saksamaal ka linnukaitseseadus 1888, enne seda loodigi linnukaitseühing. Brittidel Inglismaal 1889 jälle üsna ammu kuninglik linnukaitseorganisatsioon sündis ja üks nende esimeseid teemasid oligi ju kevadjahi keelamine, et oleks rohkem linde ja kahtlemata sellest kasvas ka paljuski välja tegelikult elupaikade hoidmine, elupaikade hooldus või seesama Belovieže Poolas, Valgevenes, mille eesmärk oli ju tegelikult hoida piisoneid, hoida kuninglikke jahimaid. Nii et ikkagi siin on need seosed linnujaht ja kui või siis tõesti ka piisonid, võib-olla tarvad, aga nemad vaevavad juba rohkem, nii et sääl on need juured. No ilmselt, kui me Eesti ajalukku vaatame, siis siin on olnud ka sellised erinevad etapid. Kas me saame mingisugused etapid välja tuua? On need siis seotud riigikorraga või lihtsalt mingisuguse ühiskondliku meelsusega, et on olnud sellised looduskaitselised ajad, on sellised ja jõuame siis tänasesse päeva välja. No me saame ju kas või enda Eesti ajaloost ju hästi vaadata ju kas või siis kaitsealuste objektide nimekirja muutust, mida siis Gustav Vilbastöö hakkas koostama ja meil ju oligi ju alguses parkide ja parkidega tegelemine väga tugevalt ka looduskaitselise tegevuse juures, ehk siis selline hästi inimese poolt muudetud kooslus, kui nii öelda, ja teisalt rohkelt oligi ju selliseid üksikobjekte nagu tänases mõistes selles kaitsealuses nimekirjas alasid, kui selliseid elupaiku oli vähem. See hakkas muutuma siis pärast sõda, kui 57. aastal need revolutsioonilised alad juba said meil siis 4 suuremat kaitseala juba ja sealt see edasi ongi vaikselt arenenud ja eks selle arengu taga ongi olnud ka jällegi järjest suurem mõistmine siis koosluste toimimisest, mille võib-olla selliseks ajalooliseks tuntumaks näiteks on see sama soodesõda, kus Viktor Masink oma uurimistega oli väga olulises kohas ja kus arutleti siis ühiskondas väga tõsiselt märgalade rolli kohta
kohta, olemuse kohta. Ja muidugi on olnud looduskaitsel siis, kui kasutame okupatsiooniaegset poolt, siis eks tal oli ka mingil määral olemas mingisugune selline kuidas öelda, ka selline rahvast ühendav ja koondav roll võõrvalitsuse suhtes. Selles mõttes, et eks kui me vaatame kas või tollaseid looduskaitse küsimusi, siis tihtipeale võeti looduskaitse alla asju, kellel oli mingi muinsuskaitseline või pärgimuslik pool isegi tugevam kui see looduskaitseline pool iseenesest. Võtame kas või kõige lihtsama näite suitsupääsuke, kelle arvukusega ei olnud tollal vähimatki probleemi, kui me tänases taustsüsteemis vaatame looduse seisundit, siis see oli ka väga selgelt sõnumiga näide. Jah, suitsupääsuke ja täpselt samamoodi rukkilill olid ikkagi taluelu sümbolit, mis tegelikult oli lõhutud ja ära võetud, nii et tegelikult kaitsi sellega mälestust taluelust. Tegemist oli tugevate sümbolitega ja kultuuri kaitsmine, kas või sama Lahemaa rahvuspark, mis sündis 1971, oli kindlasti sellise haritlaskonna ühine ettevõtmine ja paljuski oli seal tegelikult ikkagi mõte luua selline väike ilus Eestimaa sisse, mida ei saa ära kaevandada, mida ei saa ära lagastada. Ja kindlasti sellest ole ka räägitud, sellise Lahemaa rahvuspargi sünd tegelikult tekitas ka arusaamist, et kõik ei ole kadunud, me saame hakkama. Et tegelikult sellise riikluse tunnetus, et kõik ei ole võib-olla igavesti kadunud, kindlasti andis eestlastele usku ja aitas ka edasi. Ja samal ajal täpselt nagu Urmas siin mainis ka seesama soode teema, ehk siis soode kuivendamise vähendamine, mis tegelikult lõppes 93 sood, raba võeti tegelikult kuivendusplaanidest välja ja see juhtus samuti 70. alguses. Et tegelikult selline tugevam keskkonnakaitse ja mõtteliikumine sel ajal toimus ja mõlemad on, ma arvan, samaväärsed sündmused. Võib-olla lisaks siia juurde ühe sellise nüansi, et meil tihtipeale me kasutame mõistet kultuur natuke kitsas taustsüsteemis, aga need samad näited, kuidas see omaaegne looduskaitse ühendas just nimelt kultuurinähtuse ja looduse, on mõnes mõttes ju väga hea näide sellest, et eks kultuur ongi ju meie oma elukeskkonnas olemise kunst ja meie loodus on üks meie kultuuri vundamente. Jõuame ajaloos sellise ajani, kus looduskaitse teemad ja looduskaitse tööde tegemine liikus Riigimetsa Majandamise Keskuse kätte. Kristjan, sa olid selle alguse juures. Kas siis oli see kuidagi loogiline käik? Minu käest enda käest on väga palju küsitud, et kui loogiline see on, et Riigimetsa Majandamise Keskus, mis tegeleb metsa majandamisega, tegeleb teiselt poolt looduskaitsega. Mis alustel siis mõeldi, et see on loogiline mõte, paneme selle töövaldkonna ka Metsamajandamise Keskuse alla? Ma arvan, et inimesed, kes on ministeeriumis tollel ajal töötanud, kindlasti teavad tausta nagu täpsemini ja neid kaalutlusi ka täpsemini, aga ma saan anda nagu seda RMK vaadet, et kuidas see RMK-st vaadatuna nagu tundus ja oli, sest RMK-sse jõudis looduskaitsetööde tegemine läbi selle, et looduskaitse valdkond tegi läbi ühe reformi. Ja selle reformi tulemusena likvideeriti riiklik looduskaitsekeskus ja riigi keskkonnateenistus ja alustas tegevust Keskkonnaamet ja siis nende ülesannete ümberjagamise tulemusena muudeti RMK põhimäärust ja muudeti ka metsaseadust ja RMK-le pandi ülesandeks ühtpidi loodusväärtuste hoidmine ja teisipidi ka praktiliste looduskaitsetööde tegemine. Ja nüüd mul on meeles üks selline vestlus toonase kantsleri ja RMK juhi vahel, kus ma arvan, et see oli ajendatud eelkõige sellest, mis on ka täna probleem looduskaitses, et tegelikult on ju looduskaitse vajab aktiivseks elluviimiseks, vajab ta raha. Ja küsimus oli selles, et looduskaitse Eesti riigis ja riigieelarve mõttes oli nagu raskustes või alarahastatud ja nähti võimalust selles, et kui RMK võtaks toona üsna väikesena tunduva summa oma eelarvesse, võtaks teha samas mahus, nagu ütleme, riik on eelmistel aastatel seda teinud, et siis RMK eelarvet vaadates see tundus nagu, et see ei olegi nagu ilmselt väga suur nagu probleem, et tehke. Ja kui see protsess peale hakkas,
eks seal oli seda sihiseadmist päris palju, meil oli hästi palju arutelusid, ma mäletan toona Keskkonnaametiga kolleegidega istusime laua taga, rääkisime läbi, kuidas, mida teha, sest põhimõtteliselt võeti ju tõsteti toimiv tegevusmudel ühest organisatsioonist välja, see organisatsioon lõpetati ära ja öeldi teisele organisatsioonile, kellel neid samu hoobasid ega inimesi ei olnud, et olge head, hakake nüüd seda asja tegema ise. Nii et tegelikult RMK pidi nagu ära õppima selle, et mis see looduskaitsetööd üldse on, kuidas nad tekivad, on ju, kes on need institutsioonid, kes sellega puutumuses on, kes annab lube, millised piirangud seal on, kuidas seda üldse nagu korraldada. Nii et alguses, ma arvan, kui 2009 tehti ära seaduse muudatused, et siis vist 2011 oli see, kui RMKs moodustati looduskaitseosakond ja mitu inimest oli? 5, alustasime tollel hetkel, tänaseks on seal veitikene alla 30 inimese, aga mis on selle aja jooksul nagu muutunud, on muutunud nii fookus kui ka tegevusmaht. Ehk siis alguses me rääkisime sellest, et riigieelarvest teatud mahus töid tehti, et RMK võiks võtta need enda rahastada, ja need olidki üsna väikses mahus tehtavad tööd. Aga tegelikult Euroopa Liidu struktuurifondidest olid ka tänu Eesti nii-öelda riigi institutsioonide planeerimistegevusele ja kavade koostamisele olid ette nähtud juba strateegilised nii-öelda vahendid riiklike looduskaitse prioriteetide ellu viimiseks ja need suunati siis RMK-sse. Ehk siis, et RMK sai lisaks ülesandele, sai teiselt poolt ka vahendid selleks, et asju ellu viia ja see oli nagu üli äge ja oligi väga huvitav periood, silmjava periood, kus me adusime seda, et loodus on palju enam kui lihtsalt mets, eks ole, või lihtsalt sood. Et täna me oleme otsapidi jõudnud ka nagu, ma ei tea, merelahtedesse või oleme jõudnud veekogudesse või tegelikult loodus on tervik. Et sa ei saa öelda, et me teeme siin ühes kohas midagi, siis saab kõik korda, et tegelikult on loodus tervik. Ja nagu Urmas hästi ütles, et peamine ongi seos biootilise ja abiootilise keskkonna vahel, kuidas need asjad vastasmõjus toimivad normaalselt looduslike protsessidena ja looduskaitsetööde põhiline eesmärk ongi see, et lasta loodusel toimida looduslike protsessidega. Me jõuame ilmselt oma aruteludes ka sinna, et mis on selle looduskaitsetööde eesmärk, aga hästi selline tore ja natuke kiiksuga küsimus on see, et kas sihite sinna kiviaega või sihite sinna, mis aastat sihite selle taastamistöödega. Just. Aga selles mõttes küsimus ongi nagu trikiga, et niimoodi tegelikult ei saa küsida, et kõik teavad seda, et aeg liigub ühes suunas, ta ei liigu kunagi tagasi, ta liigub ainult edasi ja kui me täna taastame looduses protsesside ise toimimise võime, siis me anname loodusel võimaluse kohaneda tuleviku muutustega. See me ei suudagi täna tegelikult ennustada seda, kui me täna paneme rabakraavid kinni, et 5000 aasta pärast seal on täpselt samasugune tore raba, võib-olla süke märgmets, kidurmets on ka peal, me ei tea seda. Aga me teame seda, et kui loodus saab seal ise toimetada, kui sellega ei kaasne liigselt keskkonnariske, ei kaasne hõljumi kandumist meie jõgedesse ja meie Läänemerre, mis kannatab eutrofeerumise all, et siis tegelikult me anname loodusele võimaluse. Aga kui sa selle küsimuse juba lauale tõid, et kui kaugele taastada ja miks üldse, siis ma usun, et te kõik olete pidanud sellele küsimusele vastama. Kas looduskaitse võib olla ka selline, et me ei tee midagi, see sõna tundub nagu võib-olla kõige rohkem vastama sellele mittetegemisele looduskaitse. Näiteks seesama, et kui mingi asi on looduskaitse, siis tavaliselt teda nagu puutuda ei tohi, ära korja, ära püüa, ära tulista. Aga kui ongi looduskaitse, kus mitte midagi ei tehta, miks siis see ei ole looduskaitse? Siin ongi hea võib-olla arutleda või avada seda teemat niimoodi, et mida tähendab looduse kaitsmine. See tähendab ju seda, et me peame inimese käitumist kas mõnel juhul muutma, ehk tegema natuke teistmoodi, kui on tehtud varasemal ajal, või vastupidi, tänu tänastele teadmistele on ka ju selliseid koosluseid, kus teatud inimtegevus on vajalik. Ehk pärandkoosluste puhul me saame sellest näitest väga palju rääkida või siis ju põhimõtteliselt see on vähem nagu käsitletud küsimus, aga tõenäoliselt me leiame ka selliseid metsakooslused, mis täna on kusagil piiranguvööndis ja mille kujunemisel ongi olnud ka selline mõõdukas inimese puidukasutus näiteks täiesti kujundamisel olnud omas rollis ja omas nii-öelda kohas. Ja teisalt on siis ka selliseid alasid, kus tulebki nii-öelda see inimese käitumise muutus seeläbi, et inimene enam ei käitu seal.
ehk siis ei otseselt, aga kaudselt ei sega selle koosluse ise arengut. Et need on nagu sellised erinevad lähenemised ja kohad, kus kui vaadata nagu inimese tegevuse poole pealt, et kuidas me peaksime ühes või teises kohas toimima. Et on selline lihtne ütlus, et loodus teab kõige paremini. Ehk siis seal, kus on meil vähemalt teadaolevalt iseolemist jagavad inimtegevurid kõrvaldatud, seal teabki loodus kõige paremini. Ja ka siis on meil ka neid kohti, neid omaaegseid siis nagu teistlaadseid pärandusi, kus mindigi koosluste ümberkujundamisega vahest ütleme ka sinna, kus ei ole põhjendatud ja mis tänastes oludes ja eriti muutuvates oludes pigem toimib just nimelt sellele kooslusele negatiivselt jätkuvalt ja mitte ainult kooslusele, see tähendab, toimib ka näiteks meie veekogude seisundile, nii vooluveekogudes kui ka Läänemeres ja siis tulebki jällegi ka see inimene peab küll sekkuma, aga mitte püsivalt, vaid siis kõrvaldame ära selle mõju, mis häiringut on põhjustanud. Jah, nii see on, ega ikkagi, kui ei oleks olnud liigset ja liiga innukat inimtegevust, siis meil looduskaitset ju vaja ei oleks. Me saamegi rääkida pigem loodusmälestusmärkide kultuuriliste objektide säilitamisest, aga seesama eesmärk, mis meil täna on anda võimalus loodusel ennast ise reguleerida ja ise endaga toime tulla. Ja kui ta sellega ise täna hakkama saab, oma paremal moel, siis me ka ei sekku. Seesama metsale on ikkagi kõige parem ikkagi aeg, et ta saab, nagu öeldakse, kas või männi kohta, kasvab 200 aastat, elab 200 aastat ja sureb 200 aastat. Eks, mis sa ikka siin sekkud, aga ta peab seda saama rahulikult teha ja see tähendabki seda, et meie nii-öelda lõppkoosluste puhul, nagu on rabad või siis laanemetsad, kui veerežiim, niiskusrežiim toimib, on looduslik, siis me ei peagi midagi tegema. Aga muidu tuleb ikkagi toimetada ja hüpates kõrvale samade pärandniitude, pärandkoosluste juurde, rannaniidud, puisniidud ja kõik muu, mis tegelikult tahavad täna hooldust, siis siingi maksab meeles pidada, et Euroopa on täidetud erinevate endeemsete liikidega, kes on kõik nendel samadel avatud niidukooslustel kujunenud, läbi tõesti tuhandete aastate alustasid nende hooldamist juba vast karvased ninasarvikud ja kohalikud elevandid ja ninasarvikud lahkusid, tulid piisonid, tulid metsikud hobused ja siis tulid inimesed vikatiga. Nii et tegelikult selle aja jooksul need liigid on saanud tekkida ja vaata need on need elupaigad kooslused, mis täna ilma inimese panuseta täna enam toime ei tule või ega inimene lõpuks ju karjatab seal, nii et tarvad on välja surnud ja lihaveised on asemele toodud. Aga jah, see on pärand, mille me oleme saanud ninasarvikutelt. Ma lisaks siia veel ühe sellise nuansi ju ka, et meile tundub, et looduskaitse ongi ainult seal, kus on looduskaitseala. Kuid kui me vaatame kas või looduskaitse erinevaid arengukavasid, siis me praktiliselt igal pool räägime minimaalselt vajalikust kaitsealade pindalast ühes või teises kasvuva tüübis elupaigas. Mis tähendab ka seda teistpidi, et selleks, et meie elustik saaksin meie ümber kesta, peab jääma ka mingisugune eluruum ka nendel aladele, kus inimene toimetab. Ja siis on küsimus mitte milleski muus, kui lihtsalt katsuda inimtegevust kohandada võimalikult selliselt, et me saaksime nii selle vajaliku asja, mida me tahame, kui teisalt, et ka koosluses säiliksid ikkagi olemas mingisugune hulk elupaikasid ka nendele liikidele, kes kaitsealadele meil põhimõtteliselt ei saa ära mahtuda. Jah, näiteks põllulinnud tulevad kohe silme ette, kes ongi täpselt samamoodi sellised kultuurmaastiku liigid, kes on kohanenud meie agraarmaastikega. Võib-olla üks selline täiendav lugu ongi ju niimoodi, et meil kipub olema looduskaitse teema käsitluses selline arvamine, et inimtegevus alati vähendab kellegi elupaiga võimalusi. Tegelikult on olukord täiesti selles mõttes vastupidi, et ükskõik mis asja inimenega ei tee, mõned liigid saavad endale selles muudetud koosluses eelise. Ja siis, kui me seda kooslust nii palju muutnud, et seal pole enam elupaiku nendele liikidele, kes siis neid eelise saanud liike sööksid, otse ütles, siis meil tekivad probleemid ka majandatavates kooslustes. No aga ikkagi võiks ju siis ikkagi minna seda teed, et mis on juba muudetud ja kus on ka loodus
mingil määral ju muutunud, seda ka alati öeldakse, et seal on juba uus kooslus. Et las ta olla siis selline, nagu ta nüüd on, et miks me läheme sinna tegema mingit looduskaitsetööd, mis jätab ju ka teatava jälje, eks ole ju, et las olla ja las loodus kohaneb selle järgi. Aga meie ikkagi otsustame, inimene otsustab, kuskil mingid inimesed, mitte kõik, et meil oleks vaja, et siin oleks soo, meil oleks vaja, et siin oleks niit, metsa võiks olla nii palju, mingit muud maastikutüüpi nii palju. Jah, aga need kohad, kus inimene seda otsustab, ongi ju looduskaitsealad. Need ongi loodusele planeeritud ette nähtud alad ja ka need alad, need tegevused, mis on ka pikalt läbi mõeldud, läbi planeeritud, kaalutud, kus siis veel peaks loodus saama iseendaga toime ja saama rea peale aidatud, kui mitte meie looduskaitsealade. Need on need kohad. Annaga väga nõus. Ma lisaks ühe aspekti veel ja minu meelest siiski on nüüd arvestades seda, et möödunud 100 aastat tõenäoliselt on see, kui see urbaniseerumine on saavutanud sellist taseme, et rohkem inimesi elab linnas kui maal, eks ole, siis tegelikult maal ja looduskeskkonnas tõenäoliselt loodusega eelduslikult läheb paremini, sest seal on vähem inimesi. Ütleme, kui on intensiivne maakasutus, see on omaette teema, aga lihtsalt olemuslikult inimene, kes on kolinud linnadesse, siis järjest tähtsamaks muutub ka see looduse elurikkus linnades, et kuidas inimesed saaksid seal elada, toime tulla ja muuhulgas ka näiteks käimas olev see looduse taastamise määrus või protsess, looduse taastamise kava koostamise protsess, mida ka Eestis parasjagu siis kokku pannakse, et seal üks oluline komponent on ka linna looduse elurikkuse suurendamine ja on olemas meetmed, kuidas linnades elukeskkond oleks parem ilma, et me peaks tingimata konditsioneere kasutama või sellised mitmed lihtsad asjad. Meil oleks puuvõrasid rohkem, mis pakuvad linnas varju, mis pakuvad lindudele elupaiku, nahkhiirtele, eks ole, oravatele, et selliste lihtsate sammudega on võimalik seda linna eluruumi inimeste endi jaoks muuta ka palju paremaks ja sealhulgas on see ka loodusele hea ja loodus kohaneb. Ma ei tea, kui paljud võib-olla kuulajad on mõni sattunud YouTube'is vaatama RMK looduskaamerat, kus on meie tšempion, meie kanakull linna keskkonnas üleval, keda ühel ööl ründas otse kaameras kodukakk ja teisel ööl mets nugis. Ja sellist raamatut, ma ausalt ütlen, oma silmaga ei näekski ühelgi muul kanalil kui sellel. Nii et loodus kohaneb, on ju, eks ta üritab toime tulla, hakkama saada, aga me peame talle andma ka võimaluse. Ja samal ajal need looduskaitsetööd, eks neid tuleb teha ju ka nii väikese jalajäljega kui võimalik ja seda ilmselt ju ka kogu aeg praktikas õpitakse, selgub, mis on need kõige paremad lahendused, saame õppida oma kogemustest, saame õppida ka väljaspoolt kogemustest. Nii on, siin on mitu tahku ja näiteks viimasel ajal hästi teemaks olnud soode taastamine või soometsade taastamine, et enne kui Eestis väga suures mahus seda ka tegema hakati, väga suures mahus on siis tinglik, sest seda tegelikult väga suures mahus siiski ei tehta. Suuremas mahus kui alguses. Suuremas mahus kui alguses, et siis tegelikult käisime ju kogemusi omandamas nii lõunanaabrite juures, kes olid projektipõhiselt seda teinud, kui mingi aeg hiljem ka põhjanaabrite juures, lihtsalt, et saada teada, millised praktikad töötavad. Et ka meie inseneridel, kes neid ehitus- või taastamisprojekte tegid, ei olnud väga head kogemust ja siis nad pakkusid oma taustast tulenevalt välja erinevaid lahendusi, aga need ei olnud praktikas järgi proovitud. Ja siis käies naabrite juures me nägime neid lahendusi, mis päriselt töötasid ja saime ka oma projekteerijatele seda tarkust tuua ja mingi aja möödudes minu meelest me käsitleme neid objekte, taastamisvajadustega tehnoloogiaid üsna ühtemoodi, sest päriselt asjad, mis toimivad, on üsna sellised rusikareegliga asjad, et ei tasu panna sinna, ma ei tea, puupalke ette kuskile voolu tõkestamiseks ja puid paise, et pigem ikkagi turba kraavid tuleb sulgeda turbaga. See on see sama materjal, mis on sealt koha pealt pärit ja mis sulandub sinna loodusesse ja et mõned sellised asjad ikkagi selliste kogemuste vahetustega tulevad. Need on sellised väiksed asjad, aga lihtsalt, et see taastamine on oma, et tegelikult looduskaitse teaduse osa. Selle kohta kirjutatakse väga palju teadusartikleid ja perioodiliselt toimuvad ka kongressid või konverentsid, sellised suured kogunemised, kas regionaalsed või isegi vist ka lausa järsku ülemaailmsed, eks, kus päriselt need taastamise kavandajad ja praktikud vahendavad neid kogemusi, kuidas on, mis annab hea tulemuse, kuidas teha. Ja see on see koht, kus tasub käia, et seda teadmist endale ka tuua koju, et osata siis kõige parimal moel asju teha.
Eks siin on häda ka selles mingis mõttes, et kõik võtab aega, et inimestele näidata või tutvustada, et kui me teeme sellise või sellise tegevuse, sellise või sellise looduskaitsetöö, siis ühel hetkel hakkab loodus tervenema, seal, kus see töö on ette võetud, see lihtsalt ei sünni üleöö ja võib-olla kohe need muutused ei ole täpselt sellised, mis inimene ootaks, kui ta tuleb, ütleme 30 aasta pärast juba või 40, siis on pilt juba hoopis teine, sarnane ilmselt sellele, mis oli seal enne, kui inimtegevus mõjule pääses. Kindlasti ja ma võib-olla on see halb analoogia, aga kuna ma olen õppinud metsamajandamist ja ühiskonnas ütleme siin 8 või 10 aastat tagasi metsateemad olid päris tulised ja oldi kohati metsamajandamise suhtes ka väga vaenulikult meelestatud, et siis mulle tundub, et see töö tegemise hetk mingis mõttes looduses, kui sa teed looduskaitsetööd, sa sekkud sellesse loodusesse, kas või paned kraavi kinni, siis see esimene hetk on hirmus. Ütleme, hirmus eelkõige sellise inimese jaoks, kes kõrvalt vaatab pilguga, tema jaoks ongi hirmus. Tehtud segi, pööratud maapind, mingid puud on võib-olla lükatud pikali, see on kole. Ja sama on see, mille suhtes inimesed tundsid pahameelt metsa raiesmike suhtes, et kui oli raiesmik, sealt olid enne olid seal, oli mets, eks ole, käisin seal marjul jalutamas, olid linnud, nüüd on mets ära võetud, mis nüüd saab, eks, aga nii metsamajandaja ühtpidi, kui ka looduskaitse teistpidi oskavad näha tulevikku. Mitte ennustada tingimata tulevikku, aga nad oskavad näha ette, mis seal juhtuma hakkab ja metsas, kui sa oled metsa ära raiunud ja istutanud sinna uued puud ja nende eest hoolitsenud, siis on su lastel ja lapselastel seal võimalik jälle puitu saada. Muuhulgas on see ka elupaik kogu selle aja, kui need puud kasvavad, eks, aga looduskaitses täpselt samamoodi, et see elupaik, mis on kannatamas inimtegevuse tõttu, soo, mis vaikselt kuivab ja muutub metsaks ja kui me sinna ei sekku, siis ta soo kaob ära. Aga meie eesmärk on kaitsealal, näiteks sookaitsealal hoida sood, et siis me peame sellele soole andma võimaluse. Ja see tähendab seda, et me peame sealt kinni panema need kraavid, mis ei lase sool kesta ja areneda, eks. Ja see hetk, kui me oleme selle töö ära teinud, see pilt võib olla hirmus kõrvaltajatele, aga neid enne ja pärast momente, neid hetki minu vaates on küll juba olemas ja me proovime neid järjest rohkem ka inimesteni tuua, et see on üks vaheetapp, see ei ole lõpp, see on algus. Ja, vist jääksood on selline, kus on ka kõige vähem võib-olla sellist arusaamatust, et kuna see näebki jääksoo, tühjaks kavandatud jääksoo näeb suhteliselt kole välja ka enne tööde alustamist, siis saadakse aru ja näiteks Viru Rabaservas, kus jääksoo tööd on tehtud nüüdseks juba veerežiimi tööd päris pikalt tagasi, on juba näha, kuidas see rohelus on tekkimas ja sealt saad aru, et tõesti. Ja Laemaal on teine jääksoo veel, on harajääksoo, kuhu tasub minna, et kas või vaadates meil on nii tore, meil on riigis täitsa tasuta võimalik vaadata neid aerofotosid või mis on pildistatud ülesse erinevatel aastatel, et saab vaadata, kuidas see muutus on toimunud ja need Viru Raba fotod, tõesti see tuppvilb ja aitsemise aeg, eriti õigest rakursist võetuna, need on fantastilised. Ja hara jääksoo samamoodi, seal tegelikult see endine pruun kõrb, turbakõrb on tänaseks valdavalt roheline ja see roheline on märk sellest, et seal käib elu, ei ole enam nagu siuke elutu surnud turbamass, vaid seal käib elu, seal on turbasamblad peal, seal on soo on käima läinud, ehk siis soo taas toodab ennast, seal on turbasamblad, seal toimub süsiniku sidumine ja lindudele seal väga meeldib olla, seal ühes nurgas on ka selline vähe sügavam lamp, see on täitsa siuke koht, mille linnud leidsid kohe üles. Nii et ta on selline multifunktsionaalne, nüüd ka juba tuleohutu keskkonnale ja loodusele hea tegevus. Ja linnud on tõepoolest üks esimesi, kes tagasi tulevad ja leiavad, et see ala on nüüd märg, see ala on nüüd kaitstud, siin saab hakata pesitsema, nii et siin on tõesti neid toredaid hetki, et sa ei pea ootama 10 ja 10 aastaid, vaid sa tegelikult näed oma töö tulemust. Sama on kindlasti ka tegelikult jõgede ökoloogiline taastamine, ehk siis kui me rändetõkked eemaldame, tegelikult need samad lõhelised vimmad, kõik tulevad tagasi täiesti uutele kudealadele ja siin me saamegi kas või näiteks rääkida Pärnu jõest, mis vast oli üks suuremaid Euroopa ökoloogilise taastamise alasid, kus üle 3000 kilomeetri vooluvett vabastati kaladele ja ütleme nii, et silmud
meriforell, vimmad on jõudnud juba Soomaale, on jõudnud pea kogu Pärnu jõe ulatuses lisajõgesid pidi ülesse. Ja seda me näeme ka tegelikult kalavarude selges kasvus, kohe lõhe, vimb, kõik nad teised, sama Pärnu jõgi, kuhu nüüd on kogunenud väga palju kohasid, mida tegelikult teadlased ei osanudki ette näha, et seal tuleb ka niisuguseid üllatusi, just positiivsed, kui sa planeerid, mõned asjad lähevad veel paremaks ja pärast sa küll jõuad sinna, et tõesti, see tundub loogiline, aga ei julgenud lootagi. Nii et selles mõttes on siin palju positiivset ja kalavarud on ka see, mis inimest puudutab. Eks loomulikult ka ju selline vahetu siis selline taastamistöö järgne hetk on ju täpselt ka omalaadne häiring, ehk see veel kohe ei ole see tulemus ja eks looduses käivad ka need oma sellised lained ja muud teemad. Kuid ma lisaksin ka siia, ütleme selle mõtte just, et me looduskaitses tihtipeale keskendume kaitsealustele liikidele ja see ongi, ütleme, see alus, et kas nende liikide arvukus, kuidas ta siis kuskil muutub, aga täpselt sama oluline ja mõnes mõttes isegi olulisem ongi elupaikade mitmekesisuse hoidmine. Ja kui siin Hanno mainis seda nii-öelda valikutööd, siis täpselt samamoodi on ju Eesti loodus niimoodi ka läbi juuritud, et meil on päris hästi ju teada, missugused elupaigad on heas seisus ja missugused elupaigad on kehvas seisus, on hääbumas. Ja kui me räägime siis looduskaitsetöödest, siis need ongi suunatud ennekõike siis nende hääbuvate koosluste edasise hääbumise ärahoidmiseks. Kas ütlesid ju küll, et liik on üks asi, elupaik teine asi, aga liigi kaudu on inimesel kõige parem võib-olla aru saada, et mis seal looduses valesti on ja on ju liigid, mille puhul me räägime kas väga haruldasest või kaduvast või kadunud juba liigist. Mõnikord me püüame seda protsessi peatada, nii RMK-gi ju tegeleb nii väga suures sellises hääbumisohus ebapärlikarbiga, tuurade uuesti kasvatamise ja taasasustamisega, et seda populatsiooni uuesti nii-öelda Eestis luua. Lagrits ehk oravhiir on ju projekt, millega riik tegeleb, et kas meil õnnestub tagasi loodusesse tuua. Kas mõnikord on ikkagi see, et mis läinud, see läinud ja on meil lähiajast mingisugune liik ka, sest me ei suutnud seda elupaikadele luua. Lendorav on ka veel alles. Palju teda just pole, aga on. Vast oleme ikka optimistlikud. Oleme. Üks liik, kes täna on kadunud, on rabapistrik, kes tõesti DDT ja teiste keskkonnamürkide tõttu koos teiste suurte röövlindudega välja suri ja ta ei ole tagasi tulnud. Aga samal ajal jällegi Soomes on ta tasapisi lõuna poole levimas, nii et ja jällegi on vaja elupaik, on vaja toitu. Ja rabapistrik tõesti elab rabas ja seal ta kütib, nii et see sama töö, mida me täna teeme, soode, rabade taastamine, ütleme nii, et elupaik on olemas, kui tal hakkab paremaks minema, kindlasti jõuab ta siia tagasi. Nii et pigem oleme positiivsed ja ise ma ikka toon selle näite, et kusagil seal kui ma alustasin nii-öelda looduskaitse tööd, ma mäletan, ma vaatasin Erik Kumari punast raamatut ja sealseid liike, ma mäletan, ma vaatasin pärlikarpi, ebapärlikarpi ja ma vaatasin tuura ja ma mõtlesin, et nendega nüüd küll midagi teha ei anna. Ja siin me nüüd oleme. Nii et me oleme ka kõige raskemad väljakutsed võtnud lauale, nii et mina oleksin siin pigem optimistlik. Ja see on ka hea näide selles mõttes, et liigikaitse ja elupaigakaitse ongi lahutamatud. See on üks tervik, ilma üheta ei ole teist ja vastupidi. Jah, me võime ju tohutult kasvatada kuskil pärlikarpe ja kalu, aga kui me laseme ta kohta, kus tal ikka hea elada ei ole. Täpselt nii, ei ole sellel kasu ja see mõte ikkagi on, tasub üle öelda, et keskendudes ühele liigile me tegelikult loome elupaiku sadadele ja ilmselt ka nendele liikidele, kelle olemasolust me isegi ei ole teadlikud. Aga huvitav ongi see, et me looduskaitses mingis mõttes lahutame liigid ja elupaigad, sest mõned liigid on lihtsalt nii suures ohus, et neid on vaja eraldi käsitleda, eks, aga teisipidi ükski liik ei ela nagu oma sellest elupaigast, oma kodupaigast eraldi. Ehk siis selleks, et liik saaks püsida, ongi vaja kaitsta tema elupaika, et natuke siuke semantika, et igal liigil on oma elupaik, aga et kõik need liigi elupaigad ei pruugi tingimata olla need elupaigad, mida me nagu tervendame ja kaitseme, seal on väike siuke vahe on. Aga ma tahtsin siia juurde korra mainida ära veel selle, et mis puudutab unistamist, et ebapärlikarp ja tuur,
et RMK vaates on need hästi selles mõttes nagu toredad mõtted, mis on realiseerunud kaudselt tänu sellele, et 2014. aastal toonase nimega Keskkonnaministeerium otsustas meile üle anda Põlula kalakasvatuskeskuse. Et olge head, võtke oma tiiva alla ja hakake kasvatama neid külmaveelisi ohustatud kalaliike, eelkõige siis lähed taga meriforelli ka, keda on vaja asustada, toetada selle olemasolevate populatsioonide toetamiseks on vaja kasvatada, asustada. Ja looduskaitses vees ei ela ainult kalad selgelt ja mõned kalad elavad seal veel, keda me ei osanud kasvatada, et siis saigi võetud suund sinna, et ebapärlikarp on midagi sellist, millega inimesed, kes juba vee ja kaladega tegelevad, suure tõenäosusega suudavad ka midagi ära teha. Ja uskumatu RMKs on täna, ma arvan, Eesti ikkagi parim selline kompetents, kuidas ebapärlikarpi kasvatada, hooldada ja asustada, koostöös muidugi teiste asutustega ka. Ja julgus unistada on see, et peab olema julgus tõesti, et öelda, et kuulge, teeme sellise projekti, et me toome Läänemere tagasi siit kadunud tuura. Et me ei tea seda, kas me õnnestume, aga me teame seda, et me selle nimel teeme kõvasti tööd ja üks selline tore organisatsioon nagu Helcom, Läänemere äärseid riiki ühendav organisatsioon on selle omale prioriteediks ka seadnud, nii et sellega tegelevad ka teised riigid ja mina väga loodan, et siin samas stuudios istujad veel oma eluajal kuulevad sellest, et esimene tuur on jõudnud tagasi Narva jõkke kudema. Üks selline moment, mis vahel kipub looduskaitselistes aruteludes nagu kahe silma vahele jääma, just nimelt tänu sellele, et me keskendume ju mõneti ka avalikus suhtluses nüüd haruldastele ja ohustatud liikidele ja kooslustele, on ju teistpidi see, et meie, kuidas öelda, igapäevases ökosüsteemis ja koosluses need olulised talitlejad ei ole kaitse all. Ja nüüd see kaitsealuse liigi jälgimine ongi ju laiemalt indikaator kogu koosluse tervislikust seisust. Ehk kui seal ei ole enam elupaika ka mõnele haruldasema liigile, siis on see ohusignaal, et nüüd võivad tekkida seal muutused, mis selles koosluses ka teiste liikide vahekorda hakkab muutma ühes või teises suunas ja mis enam ei pruugi olla see, mis ka näiteks majanduskoosluses on meile sobilik. Ja näiteks need samad konnad, kellest me räägime toiduahelas, on nad pigem ikkagi toimivad kui toit. Ja ütleme, see sama soometsade taastamine ongi see sama võte, et näiteks rabakonn ei muutuks meil sama ohustatuks nagu näiteks jutselt kärnkonn. Ja siin me peame just nimelt nägema neid tagasihoidlikumaid liike ka ja saama aru, mis on nende roll kas või näiteks musta toonekurjaga paljude teiste liikide juures. Ja kui me mõtleme, et ka täna meie plaanid, mis on alles tegemisel, me taastame soometsi umbes maksimaalselt 2% kõigist Eesti kuivendatud metsadest, siis vaatame, kus on meie probleemid ja mis on meie ülesanded. Kui palju mõeldakse Euroopa üleselt looduskaitse peale, sest et me oleme siin läinud üksiku liigi juurest laiemaks, aga Eesti on ka ainult on osa Euroopast, osa tegelikult tervest maailmast, et kas see looduskaitse, kui palju see on selline kompleksne, et vaadataksegi riikide üleselt seda, et see, mis toimub teil, kuidas see mõjutab meid, kuhu oleks vaja suunata vahendeid ja eks me jõuame siit need eurorahadeni ka, sest et ilmselgelt me saaksime teha palju vähem neid looduskaitsetöid, kui meil ei oleks sellist toetavat ühist rahastusvõimalust. Euroopa Liidus toimuv on selles mõttes hea näide, kuidas ütleks niimoodi, aastakümnete pikkune selgitustöö on hakanud kandma vilja selles osas, et on leitud, et see tegevus on vajalik ja leitud ka vahendid looduskaitsest ja tegevuste toetamiseks. Kahjuks on muidugi olukord ka selline, et Euroopa Liit ei kata kogu maakera. ja toome kas või siin meie oma Eestimaa kõige lihtsama näite, Peipsi järv on üks selline ju väga selline valus koht, kus kahe riigivaheline koostöö on paljudel põhjustel nagu ta on ja mille hoidmises ei piisa üksinda Eestist, on vaja ka teise poole tegutsemist.
Läänemere on praegu küll praktiliselt Euroopa Liidu sisemeri peale mõne väikese erandi, kuid sellegi poolest on ju tegemist jätkuvalt kõige kehvemas seisus oleva merega maailmas ja vaatamata sellele, et nüüd näiteks asumitesse on ju tänu jällegi Euroopa Liidu toetustele väga palju puhastusseadmeid kaasajastatud ja tehtud, siis üks suur murekoht ongi jällegi seesama hajareostus, mis meil on käinud siin nii põldudelt kui ka siis näiteks kuivendatud sookooslustest läbi. Et tegevust selles mõttes jätkub, aga nii nagu meie enda tegevus mõjutab naabreid, täpselt samamoodi mõjutavad naabrite tegevused meid või võtame kas või sellise hästi lihtsa näite nagu korstnast tõusev suits, siis Ida-Virumaal tänu ultraroosile enamik sellest suitsust läheb idanaabritele ja Soome, Eestisse jõuab vähem. Ja eks me jõuamegi tegelikult selleni, et looduse hoid ja looduse kaitse on ikka lõpuks meetod, millega inimene ennast kaitseb. Kui me vaatame Euroopa looduse taastamise määrust, mis nüüd siin hiljuti vastu võeti, siis üks entusiastlikumaid selle poolt võitlejaid oli tegelikult Hispaania. Ja väga lihtsal põhjusel, et kui neil ütleme siis põud asendub tulekahjuga ja taaskord põuaga või siis üleujutusega, ehk siis selgelt ühiskondlik nõudlus oli looduse taastamise määruse järele ja mitte ainult Hispaanias, Püreneedes, vaid laiemalt. Nii et tegelikult on tegemist ikkagi ühiskondlike protsessidega, mis lähtuvad ikkagi vajadusest. Ja Euroopa Liidus ju, kui ma õigesti mäletan, siis oli ilmselt linnudirektiiv oli see, millest kõik see alguse tasapidi tarkust tuli juurde, siis ühel hetkel tuli loodusdirektiiv ja nüüd see looduse taastamise määrus on päris hiljutine plaan, aga ta on hästi ambitsioonikas plaan selles võtmes, et sellel ilusal kosmosest vaadatuna sinisel keral või planeedil me elame ja siin, et see elu oleks nagu pikas perspektiivis võimalik, siis me peame omalt poolt tegema asju, mis selle võimalikuks teevad. Jah, et looduskaitse ja keskkonnakaitse, nendel vahet tegemine on peaaegu et võimatu, on ju alati reaktsioon varem toimunule. Ehk me näeme, et meie elukeskkond muutub kehvemaks, leiame need põhjused ja siis proovime nende põhjustega tegeleda. Ma juhtusin kuulama ühte inspireerivat nagu ettekannet külalisesinejalt, kes tõi näiteid selle kohta, millised kurioosumid või keskkonnakatastroofid on nagu maailmas viimaste aastate jooksul nagu toimunud ja need mustrid tõenäoliselt süvenevad, näiteks siis Araabia poolsaarel üleujutustesse hukka saanud inimesed ja mingid muud sellelaadsed näited, ehk siis need kliimamustrid, kliimamuutused on sellised, mida meie tänu oma soodsale asukohale võib-olla tajume vähem, aga Hispaania näiteks või ka mõned muud ekvatoriaalsed piirkonnad tajuvad seda palju teravamini ja nende elu reaalselt lähebki hullemaks iga jumala päevaga. Ja nüüd see, kui me ühiskonnana, kogu maakera ühiskonnana proovime asju nagu ohjata, see on ülioluline, võib-olla oleme juba hiljaks jäänud võib-olla, aga vähemalt proovima peab. Ja siis selle taustal on tegelikult mind toodud nagu hirmutab tegelikult see, et kui kuskil plahvatab üks naftahoidla või mitu koguni et kui palju saastet sellest õhku paiskub ja kui tugevalt see nullib ära need väiksed asjad, mille tegemises me oleme suutnud kokku leppida, et maailmas tundub, et sellist ühistegutsemise looduskaitselist plaani hetkel nagu seda on ikkagi kuidagi jäänud vähemaks, pigem oli see plaan oli tugevam varem, aga nüüd on see murenemas kuidagi see plaan või ma ei tea. No oleme natuke positiivsemad ka jällegi, sest hiljaaegu ju oli nüüd Hollandi ja Kolumbia ühistöös ju koguti kokku üle 50, nagu tänapäeval on kombeks öelda tahtekoalitsioon, ehk siis need riigid, kes ei ole olnud rahul ÜRO raames toimuvate kliimakõnelustega, tuli lihtsalt ise kokku, et hakatagi ise tegutsema omal käel. Ja ega ju ühiskondade muutus ja ühiskondliku olemise muutus toimub ka niimoodi samm-sammult, et ega keegi peab ju näitama ka eeskuju. Sellist varianti, et kui keegi mitte midagi ei tee, siis ei juhtugi mitte midagi. Aga kui midagi tehakse, ka meilt on ju teistel riikidel omajagu õppida, ehk siis me oleme ju tänu nii meie looduskaitsjate, meie ökoloogide ja loomulikult ka meie maainimeste ja ka majandusinimeste ühistöös senimaani suutnud talitada siin maal omajagu hästi ja meil on teistega võrreldes lihtsalt väga palju vähem probleeme lahendada, et
ei taha ennast võrrelda ju siin mõne teise riigiga, kus ongi vaja sõna otseses mõttes taastama hakata. Sest meie siin Eestis räägime üldjuhul ökoloogilisest tervendamisest, kui nagu täpsemalt rääkida. Me ei pea hakkama nullist midagi tegema. Ja kui me rääkisime siin ka näiteks jääksoodest, siis need tänased jääksood on ju suuresti ju looduskaitsealade enda sees, seal ümber on veel alles natuke ka raba ja seal tõesti on väga palju lihtsam seda kõike teha, võrreldes mõne sellise nii-öelda turvarabaga, kus turvas ongi läinud ja ilmselt seal peale veekogu näiteks ei olegi muud midagi teha. Ja lõpetuseks, et seda positiivset nooti veel hoida ja kuna on väga ilus aastaaeg ja on looduskaitsekuu ja meil õnneks on väga palju ilusat loodust, siis andke üks soovitus, kuhu võiks inimesed minna ja mida nad võiks vaadata. Et muidugi meil RMK-l on terve hulk toredaid kohti, vaatetorne, laudteid, aga soovitage äkki võib-olla selline koht, mis, ja see peagi olema konkreetne koht, võib-olla mingisugune mõte, mida seal looduses teha, eriti kui mõtleme sellise maikuu peale või ka juuni alguse peale. Ma algatuseks pakuksin võib-olla isegi mitte kohta, aga ma pakuksin aega. Ehk siis tulla üks hommik varem üles ja... Kui vara? No ma arvan, et jah, see on hea, nii vara kui võimalik. Päiksetõusuga? Jah, päiksetõusuga oleks kõige mõistlikum, sest ega üles tõusta on ehk raske, aga see hetk tegelikult jääb. Ma arvan, päiksetõus on see hetk, kui loodus hakkab tööle, loodus hakkab toimima ja siis me tegelikult on see siis meie aed, on see meie kodulähedane park, on see mererand, mis iganes, mis on meie kodule või meie paigale lähedal. Me näeme hoopis teisi asju, me näeme teise pilguga seda, kui rikas on elu meie ümber, mida me ei pane iial, kui me ka kell 7 hommikukohvi joome. Me näeme ainult riismeid sellest, et päiksetõus ja lisaks jääb meile ka veel mälestus päikesetõusust. Aega soovitan. No inimesel on see hea eelis, et me suudame talitada aasta ringi, ka külmal ajal ja looduskaitsekuust võiks alata üks selline tegevus, et käime vähemalt korra nädalas oma mingid tuttavad rada mööda, vaatame, kes seal tegutsevad ja õpime esimesel aastal selgeks 3 leitud liiki, nende väljanägemise, nende elukäigu, nende seosed teiste liikidega ja käime siis seal rajal vähemalt korra nädalas aasta ringi ja ka edaspidi ja siis järgmine aasta võtame järgmised 3 liiki ja järgmised. Tänapäeval on nii palju häid rakendusi, telefoniäppe ka, mis aitavad määramisel ja on üsna täpsed ka, et selge see, et sa pead jääma kriitiliselt meelestatuks ja võib-olla sealt allikast kinnituse võtma, aga tegelikult on ju väga häid äppe. Jaa, tänu ikkagi meie pihuseadmetele meil on võimalik looduses väga palju, kuidas öelda, nagu mälumängus öeldakse, helistada sõbrale ja küsida nõu, kuid see on õige, et üle tuleb kontrollida ka. Kristjan? Jaa, mina arvan, et kui ma ühte kohta võin soovitada, siis mina soovitaks minna Soomaa rahvusparki, seal sai aasta alguses avatud täitsa uus külastuskeskus. Nii et minge avastage Soomaa matkaradasid ja avastage ühtlasi ka sealset püsinäitust ja see on võrratud, ei kahetse seda. Aga igapäevaselt, Hanno ütles võib-olla kõige õigema soovituse juba ära, aga minu soovitus on see, et ärge mingi eraldi kuskile mingegi, et kui te lähete õhtul välja jalutama, kas või jõe äärde, mina tartlasena käin vahest seal Jänese matkarajal, et siis tasub lihtsalt kas siis õhtul või hommikul hoida kõrvad lahti, mitte panna kõrvaklappe pähe näiteks, et hoida kõrvad, silmad lahti, vaadata, sa märkad seal, paremal juhul märkad kobrast tema ajas, lisaks võid näha rähni kuskil seal paplite otsas, näed igasuguseid muid asju, et nagu lihtsalt avada ennast loodusele ja see on võrratu aeg praegu. Aitäh saatekülalistele, aitäh teile, kes te kuulasite, see oli RMK podcast Elupaikade hääled, esimene osa, nii esimest kui ka järgmisi osi saate edaspidi kuulata Delfi taskukeskkonnas ja ka RMK kodulehel, nii et uute kohtumisteni. Elupaikade hääled. Räägime looduse taastamisest ja hoidmisest. Lind on õhus, kala vees, inimene looduses.